4 portsjoni valmistamiseks läheb meil vaja 600 grammi sealiha. Võime kasutada nii läbikasvanud liha kui habatükki, ribitükki, esi- ja tagakooti, samuti ka ja kintsutükki. Loomulikult läheb meil vaja ka kapsast, kaalikat, porgandeid, kartulit, maitserohelisena tilli, peterselli ja samuti ka soola ning pisut köömneid. Kapsalt eemaldatakse pealmised kasutamiskõlbmatud lehed. Seejärel lõigatakse kapsas sektoriteks. Sibul kooritakse. Ja lõigatakse suuremateks tükkideks. Kaalika lõikame esmalt pooleks, et tekiks kindel toetuspind, mis hõlbustab kaalika koorimist. Porgandid koorime ning lõikame vajadusel pooleks. Kartul kooritakse ja vajadusel lõigatakse suuremad kartulid pooleks. Ja liha paneme keema, keevasse vette, siis saab liha maitse parem ja vett peaks olema just täpselt nii palju, et ta katab liha ära. Keetmisel tekkiv vahv eemaldatakse, liha pannakse keema tasasele tulele ja keedetakse poolpehmeks.
poolpehmeks keenud liha maitsestatakse soolaga ja lisatakse keemise järjekorras köögiviljad, alustades siis jämedateks viiludeks lõigatud kaalikast. Kui kaalikas on poolpehmeks keenud, lisatakse sibul ja suuremateks tükkideks lõigatud porgand. Väiksemad porgandid võite panna ka tervelt sisse. Lisame lohkudeks lõigatud kapsa ja kui kapsas on poolpehmeks keenud, võib soovi korral lisada ka kartulit. Keedetud liha serveeritakse suuremas kausis või sügavas vaagnas lõunasöögi pearoana. Liha ja köögiviljad võib serveerida koos või siis liha eraldi viilutatuna ja vaagnale laotuna. Valmis roale võib lauale andmisel raputada hakitud maitserohelist. Värske liha kõrval võib kasutada soola ja suitsuliha. Sama rooga sobib keeta ka lambalihast, mida võib keeta ka vaid kaalikate ja kartulitega. Valmis roale samuti raputada hakitud maitserohelist. Ja lõikamegi siis liha viiludeks ja paneme ta sinna vaagna peale koos köögiviljadega.